Tere tulemast Unimaki töökotta. Minu nimi on Tomas Krasenski. Teeme vuugi. Liimpuitplaat on pooltoode, mida kasutatakse tisleritöös mööbli valmistamisel, näiteks lauaplaatide jaoks, aga ka treppide ehitamisel, täpsemalt astmete valmistamiseks. Liimpuitplaat võib olla laua või plaadi kujul, sõltuvalt külgede suhtest. Igal juhul on see kokku liimitud mitmest tükist, olgu need siis liistud, lauad või prussid. Varem arvasin, et liimpuitplaat on lihtsalt odavam asendus ühest tükist massiivpuidule, aga see pole päris nii. Massiivpuit, kui seda ei töödelda ja hooldata õigesti, kipub painduma. Selline ideaalne suur puidutükk on siis tõesti üsna haruldane. Peate suutma seda valida ja töödelda. Nii et jah, enamasti on odavam teha suur plaat liimpuitplaadist kui ühest tükist. Aga mis on? Võib-olla veelgi olulisem, õigesti tehtud liimpuitplaat on stabiilne ja ei paindu. Ning liimpuitu saab liimimise teel teoreetiliselt lõputult pikendada. Ilmselt on kõige lihtsam valmistada liimpuitplaati ühest puidutükist, mille lõikame samalaiusteks lattideks või prussideks. Need pöörame üksteise suhtes ja liimime kokku. Õige pööramine tagab läbipainde tasandamise ja ka järgneva mustri. Ja see on veel üks asi, millega saab liimpuitplaadi puhul sõna otseses mõttes imet teha. See sõltub sellest, kas teil on külg või keskosa puit. Sellest sõltub mustri kujunemine pinnal. Külgpuit paistab silma väljendusrikka mustriga, mida nimetatakse plaadiks, mis on niinimetatud tangentsiaalse ehk puutujalõike tulemus. Vastupidi, keskosa lähedal on puit paralleelse mustriga, mis tekib niinimetatud radiaallõike käigus. Kui aga lõikate suvalise puidu ruudukujulisteks prussideks, saate neid pöörates sarnaselt laste pildikuubikutele otsustada, milline lõplik liimpuitplaat välja näeb. Nüüd, kui oleme teoreetiliselt varustatud, võime julgelt alustada liimpuitplaadi valmistamist. Mul on konkreetselt olemas hööveldatud kuuseplangud, mille ristlõige on 40 × 200 mm ja pikkus 1 meeter. Mul on vaja neist valmistada 30 mm paksune plaat. Plangud on nähtavalt kõverad. Kui me neid selles seisundis tasandaksime, kaotaksime palju materjali, seega on parem tasandada serv ja lõigata materjal 34 mm laiusteks liistudeks. Kumeruse tõttu ei ole servad täiesti risti, kuid see ei ole probleem, sest liimitud plaati töötame veel paksusmasinaga. Kui teil aga paksusmasinat ei ole ja soovite plaati liimida nii, et hiljem ainult lihvite, siis tasandage servade ristsus vähemalt lauasääl. Ideaalne on, kui järjestame üksikud liistud nii, et säilitame nende algse järjekorra. Seejärel piisab, kui keerata üks tükk 90 kraadi ühele poole ja järgmine tükk 90 kraadi teisele poole. Seega on liistud üksteise suhtes pööratud 180 kraadi, mis tasakaalustab pinget ja samal ajal jätkab mustrit. Kuid alati ei õnnestu liimpuitu ühest puidutükist kokku panna, näiteks tuleb defektsed tükid välja jätta. Siis peame rohkem katsetama. Aastaringide kulg on kõige paremini nähtav ristlõikes, liistude otstes. Isegi ilma sügavamate teadmisteta on näha, kuidas need vahelduvad. Peame jälgima ka lõplikku mustrit pinnale, et radiaalne ja tangentsiaalne ei vahelduks. Lähme liimimise juurde. Peame kasutama konstruktsioonilist puusepaliimi. Konkreetse tüübi valik sõltub näiteks liimitava puidutüübist, veekindluse nõudest või liimi niinimetatud avatud ajast. Tavaline 2 kategooria liim sobib pehmemate puiduliikide liimimiseks ja on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Selle eeliseks on madalam hind võrreldes 3 ja 4 kategooria liimidega. Kui liimin suurt liimpuitplaati, näiteks tammest, kasutan otse 4 kategooria liimi. Konkreetselt see ei ole küll polüuretaani baasil, kuid sellel on suurepärane veekindlus ning lisaks pikk avatud aeg ja see toimib ka madalatel temperatuuridel. Liimi saab kanda peale mitmel viisil. Piisab, kui kanda see ühele liimitavatest pindadest, mille katame ühtlaselt sobiva kihiga. Liimiga ei tohiks olla kitsi, kuid ka mitte raisata. Õige koguse hindamise oskuse saame ainult praktika kaudu. Vähe liimi tähendab madalamat ühenduse tugevust. Palju liimi pressimisel voolab kasutu välja. Ja olemegi jõudnud küsimuseni, millega pressida. Kui jätta kõrvale professionaalsed hüdraulilised pressid, siis põhimõtteliselt võib kasutada peaaegu igasugust kruviklambrit, millel on piisav haarade avatus. Tavaliste F-tüüpi klambritega on aga keerulisem käsitseda, seetõttu kasutatakse enamasti knekte, toruklambreid või korpuseklambreid. Nende eeliseks on jõud, mis mõjub lähedal vardale, mis toimib ka liimpuidu alusena. Sellegipoolest on hea kasutada veel risti asetatud aluspinda ja kinnitada need vastaspoolele klambritega.
kõik see suudetakse korraga teha ühe sammuga Unimaxi enda toodetud spetsiaalsete liimplambrite abil. Liistud või prussid pressitakse kokku ja samal ajal surutakse neid ülalt ja alt massiivsete terasprofiilidega. Need on kaetud pulbervärviga, millest on lihtne eemaldada kuivanud liimi. Ühes otsas on plamber keeratava tallaga, vastas on plamber fikseeritud tallaga, mida saab liigutada vardal 10 cm sammudega. Samuti saab keeratava tallaga plambrit väikeses ulatuses liigutada 1-3 asendist, sõltuvalt liimitava liimplambi paksusest. Õhukese puhul asetatakse klamber rohkem alla, seega tuleb see kinnitada servast kaugemale. Liimimiseks vajame seega vähemalt 2 paari vardaid ja 2 paari klambreid. Süsteem on mõeldud kokkupandavaks ja iga järgmise kihi jaoks piisab meile klambripaari jaoks ainult 1 vardast. Klambrid ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui 30 cm, seega peame meetri pikkuse kohta olema vähemalt 4 klambrit. Loomulikult saame neid klambreid täiendada veel mõne kruviklambriga, et suurendada survet ja selle ühtlasemat jaotust. Samamoodi saame rõhku jaotada ja liimpuidu servi kaitsta, kasutades liimpuiduga sama paksusega vaheplaate. Klambrid kinnitame vardale vastavalt liimpuidu laiusele, maksimaalselt saab liimida laiust kuni 120 cm. Kui liimime suurema koguse kitsamaid liimpuiduplaate, saame need üksteise kõrvale asetada. Ärge unustage äärmise liistu vahele, liimi jätta. Asetame alumisele vardale klotsid ja keerame kõik peale esimese liimitava servaga ülespoole. Tõmbame need kergelt kokku ja katame kogu pinna liimiga. Lõdvendame klambreid ja keerame klotse järk-järgult, asetades need alati liimiga eelmise tüki vastu. Nüüd saame tagumisse klambrisse sisestada ülemise varda, tõmmata see läbi esiklambrist ja hakata pingutama. Tänu 6-kantpeaga kinnituskruvile saab pingutamise ja lõdvendamise kiirendamiseks kasutada narret, akutrelli või pneumaatilist narre. Pingutamiseks ärge kunagi kasutage löögmutri keerajat, see võib kahjustada keermet. Liimpuitu laseme pressida aja, mille määrab liimitootja, antud juhul pool tundi, 20 kraadi juures Celsiuse järgi. Seejärel saame klambrid lahti lasta ja eemaldada üleliigse liimi, kuni see on veel pehme. Edasine töötamine on võimalik alles pärast täielikku kõvenemist, mis tavatingimustes võtab tavaliselt 24 tundi. Liimpuitu on ideaalne lõplikule paksusele viia paksusöövliga. Kui aga liimpuidu kogulaius masinasse ei mahu, peame töötama kitsamaid tükke ja alles need siis kokku liimima soovitud laiuseks. Rullime need umbes 30 mm paksuseks, jättes lihvimiseks väikese varu. Joondame servad ja saame need kokku liimida. Pärast liimi kõvenemist järgneb lõikamine lõplikesse mõõtmetesse, vajadusel pahteldamine ja lihvimine. Liimpuit on valmis. Jääb otsustada, kuidas servad vormida ja millise pinnatöötluse valida. Liimpuidu valmistamine kuulub põhiliste tislerioskuste hulka ja sobiva varustusega saate tööd oluliselt lihtsustada ja kiirendada. Olenemata sellest, kas olete proff või isetegija. Seetõttu olen tavapäraselt kasutanud klambrite lingi paigutanud video alla kirjeldusse. Kui video teile meeldis, palun andke meile like. Kui te pole veel meie tellija, saate tellida nupu tellimine abil. Ja kui klõpsate veel ka kellukesel, saate esimesena teada uutest videotest Unimaxi töökojast. Tänan vaatamise eest ja ootan teid jälle näha!